Saint Dr. Heigo Ritsbeck, rahvusvahelise pühakatoliku kiriku kardinal. Oleme praegu pidamas loenguid kirikust ja alateemaks on meil püha armulaud. Ja eelmisel korral me rõhutasime just nimelt seda, kuidas Exodusest me loeme, kuidas israeliidid pääsesid Egiptusest ja koos sellega pidid nad ohverdama laitmatu talle ja sööma sellest ja uksepiidad talle verega määrima. Miks? Sest koos sellega kinnitasid nad taas oma osadust Jumalaga, seda lepingu osadust, mida oli sõlmitud. Ja sama ütleme me tegelikult ka, mida me oleme korranud ka meie armulao liturgias. Kristus, meie paasõdal, on ohverdatud meie eest. Seepärast rõõmutsegem üheskoos. Halleluuja. Nüüd, kui me edasi läheme, siis me peame mõistma, et see on tõepoolest tõeline ohver. Armulaud kui ohver. Ilma vereta ohver, sellepärast, et me ei tapa Jeesust uuesti. Ja siin on üks paik nüüd, kus protestantide poolne suhtumine ja selline antikatoliiklik hoiak on toonud väga palju väärmõistmisi. Ja väga tihti arvatakse, et katoliku kirikus iga pühapäev ohverdatakse uuesti Jeesust. Nii nagu ei oleks teda sellest ühest ohvrist, mis oli Golgatal, nagu sellest ei jätkuks või ei piisaks. Tegelikult see on isegi nagu selline jumalat teotav mõte, kui me niimoodi mõtleksime. Üksi katoliiklane ei arva, et me peaksime uuesti Kristust ohverdama, sest ta on auhiilguses ja valitseb taevas, ta on üles tõusnud, ta on taevasse läinud, ta valitseb kuningate kuningana. Aga nüüd on üks väikene aga siin juures. Kui me tuleme Uue Testamendi juurde, siis me saame lugeda ilmutuse raamatust, kus pühale Johannesele ilmutati taevast jumalateenistust. Ja meie maine jumalateenistus on tegelikult mudeldatud või modelleeritud taevase jumalateenistuse järgi. Ja me loeme 5. peatükist Johannese ilmutuse raamatust, kus Johannes on kurb, ta näeb troonil istujat, ta käes on rullraamat, seal on 7 pitserit ja võimas ingel kuulutab, et kes on väärt avama seda raamatut, lahti tegema selle pitserit ja mitte ükski taevas ega maa peal ega maa all ei suutnud avada raamatut ja vaadata sinna sisse. Ja siis ta räägib edasi ja üks vanematest ütleb talle, ära nuta. Enne lõvi Juuda suguharust, Taaveti juur, tema on võitnud, tema võib avada raamatu ja selle 7 pitserit. Ja siis, kui me räägime lõvist Juuda suguharus, siis me võib-olla arvaksime, et mida nüüd Johannes järgmisena nägi. Noh, võib-olla oleme Narnia filmidest harjunud selle, nägema seda lõvi kuju või midagi taolist. Lõvi Juuda suguharust, aga pühakiri ütleb meile midagi küllaltki teistsugust. Ja ma nägin trooni ja vanemate keskel seismas, keda? Talle, kes oli otse kui tapetud. Tal, kes on otse kui tapetud. Ma arvan, et see on väga oluline mõista, et see kuningate kuningas, isandate issand
see valitseja taevastes igavikus on tal, kes oli otsekui tapetud. Kui me loeme Ilmutuse raamatu 5., 6., 7., 8. jumalateenistust, siis kõik nad kirjeldavad meile taevast jumalateenistust ja mida püha Johannes nägi. Ja me teame, et kui me tuleme maise jumalateenistuse juurde, siis see on loomulikult, nagu ma juba kord ütlesin, taevase mudeli järgi tehtud. Ja ka selle uuetestamentlikul ajastul ja kord igavikus aastatuhandete ja miljardite, triljonite aastate jooksul me näeme talle, kes on otsekui tapetud. Ma arvan, et see toob meile taas meelde selle, mida me lugesime Johannese raamatust, Johannese evangeeliumist 6. peatükist, kus öeldakse, et paasapüha, juutide paasapüha oli lähedal ja siis koos sellega ütleb Jeesus Johannese 6. peatükis väga palju huvitavaid asju ja rõhutab midagi, mis tuli juutidele ja tema järgijatele suure üllatusena. Siis 33. salmis edasi ütleb Jeesus, sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla, annab maailmale elu. Jeesus ütles neile, mina olen eluleib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Edasi, ma ei ole tulnud taevast alla oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Ja siis jätkab Jeesus seda diskursust. Tõesti, ma ütlen teile, kes usub, sellel on igavene elu. Mina olen eluleib. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene selleks sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. See oli muidugi seal kohal olevatele juutidele väga suur šokk sellist asja kuuluda. Ja kui me ka algkeeles vaatame seda sõna sarks, siis Jeesus annab oma liha süüa ja selle kaudu need sööjad võivad omada igavese elu. Kuidas see siis niimoodi on? Ja siis Jeesus rõhutab veel seda tõesti, me teame kreeka algtekstis amen, amen. See on niimoodi. Ja mis siis jätkub? Ja edasi veel salm 54, kes minu liha sööb ning minu verd joob, sellel on igavene elu ja mina äratan ta üles viimsel päeval, sest minu liha on tõeline roog ja minu veri on tõeline jook. Kes minu liha sööb ning minu verd joob, see jääb minusse, mina temasse. See on leib, mis on alla tulnud taevas, see ei ole niisugune leib, mida teie esilised sõid ja surid, aga kes seda leiba sööb, elab igavesti. Sellele järgnes ka väga omapärane juutide reageering. Ma olen seda teksti tihti lugedes ja seda neid mõtteid mõlgutades mõelnud, mismoodi meie oleksime käitunud,
kui me oleksime ühed õpetavad rabid olnud, kui me kuulutame Jumala sõna täpselt nii, nagu see on, siis paljudele inimestele see ei meeldi. Jeesus ei öelnud, et kuulge, ma ikka mõtlesin seda kõike asja sümboolses tähenduses ja ärge nüüd seda nii tõsiselt ka võtke, et noh, ärge nüüd kõik ära minge minu juures, sest me teame, et paljud läksid ära tema juurest. Ei, Jeesus ei tagane ühtegi grammi sellest õpetusest. Mitte ühtegi grammi, sest see on tõde. See on tõde. Jeesus on tõde ja see, mis ta siin ütleb, on tõde. Ja siis ta pöördub oma jüngrite poole. Mitte selle palvega, et ärge nüüd teie ära minge, vaid küsib, et kas ka teie tahaksite ära minna. Ja siis vastab Peetrus, eelkõneleja jüngrite hulgast. Issand, kelle juurde me peaksime minema, sinul on igavese elusõnad. Ma arvan, et see on väga suur tähendus, et me mõistame kõikide nende elementide sellist kokkuseotust. Me saame aru, et meie maises liturgias oleme me osalised taevase armulaua banketiga etteulatuvalt. Seal on Paasa talv, kes valitseb. Ja kui me tuleme näiteks ristimise kui teise sakramendi juurde, kus me oleme ühendatud Jumalaga, oleme vastu võtnud püha vaimu, konfirmatsioonis oleme kinnituse saanud, siis need kaks annavad meile võib-olla alust usust, lootusest, aga kõige tugevam alati on armastus. Ja armastuse sakramendiks, kui me niimoodi võiksime nimetada, alati eukarist või armulaud. See on üks selline vanne, milles Jumal on öelnud, ma armastan sind. Ma armastan sind. Ma armastan sind. Paljud inimesed armastavad öelda selliseid vandeid ja mõne koha peal on vandeid ka vaja öelda. Ja vanded on oma koha peal. Aga siin, kui me seda vaataksime selles mõttes edasi, siis me kuulaksime ka Jumala küsimust. Kas sina armastad mind? Noh, me oleme ristitud. Me oleme Jumala lapsed, me oleme konfirmeeritud. Me tuleme armulauale. Aga iga kord, kui me tuleme armulauale, tegelikult me tuleme Jumala juurde, kes esitab meile küsimuse. Kas sa armastad mind? Sul on võimalus seda armastust kinnitada vandetõotusega. Ja milles see seisneb? Sul antakse Kristuse ihu, Kristuse verd, sa ütled selle peale aamen. Tõesti, tõesti, see on nii. Mina usun, ma kinnitan oma vandetõotust. See on äärmiselt olulise tähendusega. Ja ma arvan, kui me seda mõistame, siis armulaud on alati meile Jumala armastuse imeliseks kogemuseks ja see annab meile alati ka elu. Aamen.